1921. aasta 8. oktoobril kogunesid 15 Eesti arhitekti, et asutada Eesti Arhitektide Liidu eelkäija Eesti Arhitektide Ühing. Ühingu esimeheks valiti Eugen Habermann. Teine maailmasõda katkestas arhitektide ühise tegevuse. Peale sõda 1945. aastal moodustati Eesti Nõukogude Arhitektide Liit, mille esimeheks valiti Alar Kotli. Ja siis tekkis niisugune tunne, et kõik, mis senini on tehtud, et see ei kõlba kuskile, teeme nüüd ise ja teeme uut moodi. Ta tõmbas mul nööbist koridori peale, ütles, sina hakkad esimeheks, ma ütlesin, ei hakka. Homme tuled Keskkomiteesse, saad sauna. Ma ütlesin, Keskkomiteesse tulen, saan sauna küll, aga esimeheks ei hakka. 88. aasta detsembris pöördus grupp arhitekte liidu juhatuse poole ettepanekuga luua iseseisev Eesti Arhitektide Liit. Läksime tolleaegse haridus- ja kultuuriministri juurde, härra Oleski jutule. Kas me ei saaks ka mingit raha? Ja härra Oles teatas meile väga tõsiselt, et tema ei ole arhitektuuri kunagi kunstiks pidanud. Aga ma ei tea, ma ei oska rääkida. Ma ei ole mingi kuradi teleinimene. Ma kirjutan sulle kirja. Huvitav on see, et see nagu ajalugu on sõdade ajalugu, et siin jäävad ka meelde ikka need, kus kõige rohkem sai maadeldud. Esimehe ametit vastu võttes sa saad kaasa mingi juba üles soojendatud supi, võib-olla isegi supp on jahtunud ja soojendad selle üles ja sa ei tea, mis maitsega see on. Liidu juhtimine ei ole nagu mingi äriettevõtte või laeva juhtimine, et see on pigem nagu selline aedniku töö, et see on selline koostöö oma kolleegidega ja sa oled lihtsalt nii-öelda esinduspersoon. Minu ametiaeg, selle saab võtta lihtsalt ühe sõnaga kokku, see on katastroof.